Tere! Tutvustan teile teemat, kuidas kirjutada kirju ja üles laadida failid. Meie koduleheküljel on olemas programm Office 365, teissõnaga Outlook, meie koolipost. Enne Outlooki sisse logimistel peab olema isiklik kooli e-posti aadress ja parool. Juhul, kui oma kooli postaadressit teil ei ole, siis kindlasti pöördage grupi juhendaja poole. Aga alustab. Vajutage nuppule Office 365 ja sisestage oma meil, mis lõpeb ivkhk.ee ja oma parool ka. Tehtud. Nüüd me oleme Outlook posti sees. Niiviisi ta näeb välja arvutis. Selleks, et kirjutada kirja, vajutage nuppule uus sõnum. Ja siin te näete adressaat. Ehk siis pange vajalik adressaat või kirjutage oma aadress, kellele te soovite saata kirja. Näiteks adressaat on valitud. Järgmisena kindlasti peate panema teema. Ehk siis see on teie kirja nimetus. No näiteks me võime panna kodutöö. See on ka tehtud. Järgmisena. Iga kiri algab sõnaga tere. Ja edaspidi läheb tekst. No näiteks kirjutame, täna on tore päev. See on ka tehtud. Samuti iga kiri lõpeb viisakalt. Ehk siis me võime panna lugupidamisega. Ja kindlasti pange oma nimi ja perekonnanimi ka. Ja mis on väga oluline veel, pange oma õpperühm ka. Näiteks JK20. Siis on näha, kes kirjutas ja mis rühmas on kirjutatud. See on ka tehtud. Järgmine samm on selline, kui te soovite lisada failid ja saata koos antud kirjaga edasi. Selleks on vaja leida selline nupp nagu manusta. Vajutage. Ja siin on 3 erinevat varianti, kuidas te soovite konkreetset failid saata edaspidi. Näiteks vajutame sirvi seda arvutit, ehk siis just teie arvuti. Ja otsige, kus asub teie fail. Kui on see leitud, vajutage ja vajutage nuppule Open. Antud fail info manustatud. Ehk siis kiri koos manusega läheb edasi. Selleks on vaja ainult vajutada nuppule saada. Ja ongi tehtud. Nii lihtne see oli. Tänan tähelepanu eest!